Sa kuulad AI Empowerment podcasti, Eesti esimest AI teemadele keskenduvat taskuhäälingut, mis aitab muuta tehisintellekti maailma arusaadavaks ja kättesaadavaks igale kuulajale. Igal reedel toome sinuni olulised AI arengud, kasulikud tööriistad ning inspireerivad kogemuslood. Me tehisarutame inimestega, kes rakendavad AI'd päriselt nii töös kui ka igapäevaelus. Mina olen Kerlin Tigemäe, tehisintellekti koolitaja ja finantsvaldkonna praktik. Ja mina olen Sandra Reivik, ettevõtja, AI koolitaja ja AI Empowermenti looja. AI, ning head kuulamist. Täna hakkame rääkima AGI-st ja sellest, kuidas juhid saaksid siis varem valmis olla selleks muutuseks, mis meil siin ühiskonna tasandil ja ärimaastikul toimuma hakkab. Minuga on stuudios muidugi Kerlin Tigemäe. Tere, tere! Ja me oleme selleks kohale kutsunud enda ala selles mõttes täieliku fanati, Lembit Loo. Tervist, Lembit! Tere! Ja sinu kohta võib selles mõttes öelda, et sa oled praegu võtnud Eesti maastikul sellise positsiooni, et rääkida siis tehisintellektist laiemalt, seda ka. Oled nõustaja rollis ja räägid siis sellest AGI valmidusest ja just aitate organisatsioonidel lahti mõtestada sellist suuremat pilti, kuidas üldse valmis ollaks selleks, mis ees on ootamas, mis on tegelikult juba siin ja sa teed seda sellise ettevõtte alt nagu Portai AI. Portate AI. Täpselt, alati mul on nagu... Aga ma arvan, et tänaseks selliseks, ma arvan, kohe võib öelda, et 3 tehisarutajat on ruumis. Ma arvan, et sa võid ka meilt küsimusi küsida, et igatepidi on vägagi, ma arvan, huvitav vestlus tulemas. Ja ma arvan, et alustaks sellest, et räägiks. Ma tean, et sul on väga taust. Me käisime Kerlinaga kuulasime seda, et mida sa kõik oled teinud. See list oli nii pikk, et me võime tuua selle rahvusvahelise mõõtme siia juurde, Eesti riigi tasandil on ju välismaal, kus oled olnud erinevates riikides elanud, ettevõtete juhtimise poole pealt toetanud. Ühesõnaga, see taust on hästi lai, aga võib-olla annad meile selle ülevaate, et kuidas sa jõudsid tehisintellekti maailma? Jaa, hea meelega, et eks see taust ongi selline, et nagu, ma ei tea, vestlus ChatGPT-ga, et palju erinevaid küsimusi ja suundi, kuhu minna ja mida teha. Aga praktilisemalt, et on suurem osa oma elust olnud sellises traditsioonilise IT-maailmas. Et alustasin kunagi ammu Ameerika Ühendriikides, kus töötasin Oracle'is. Seal oli ka selline tehnoloogia rollis, aga sealt läksin väga kiiresti strateegilise müügi rolli peale üle, et kus müüsime maailma suurimatele ettevõtetele ERP ja CRM lahendusi. Pärast seda tulin Eestisse tagasi, üritasime teha ühte sellist korralikumat tänases mõistes startupi, siis neid veel selleks ei kutsutud. Aga olime natukene ajast ees, et me üritasime teha pilveteenuste ettevõtet 2000 aastast alguses. Järgmine suurem samm oli siis Microsoft, kus ma juhtisin nende avaliku sektori ja haridussektori müüki Eestis organisatsioonidele, mis oli selline päris hea selline koostöö arendamise ja natukene ka selline lobi tegevus. Et kuidas nagu head koostööd teha ja kuidas rohkem kasutatakse, rohkem litsenseeritakse ja kuidas ka siis nagu piraatuse vastust võitlust ühiselt teha. Järgmine suurem samm oli siis kolisin Ukrainasse, kus sai siin erinevate ettevõtlusvariantiga tegeletud, küll juhtisin olümpiku tegevusi, küll olin seal kinnisvara valdkonnas ja kõiges selles. Mõnda aega hiljem tulin Eestisse tagasi, jälle mõned juhtivad rollid ja siis oli suurem selline tagasitulek IT-maailma. Juhtisin kõigepealt TG Baltikut, mis oli suur IT-lahendused ja riistvara distribuutor ja siis ka IBM-i kontorit Eestis mõned aastad. Ja pärast seda oli selline sügavam sukeldumine sellise Eesti digiriigi ja digiühiskonna lahenduste müümisel rahvusvaheliselt. Kõigepealt NetGroupiga lendasin siin mööda Aafrikat ringi ja müüsime meie kohtusüsteemi lahendusi ja e-õppelahendusi ja pärast seda liitusin Välisministeeriumiga, kus ma aasta aega siis töötasime sellega, et Eesti oleks võimalikult hästi esindatud Euroopa Liidu digiarengu koostöö protsessides ja samamoodi ka Eesti ja Aafrika strateegia, mis oli selleks hetkeks lansseeritud, et selle esimesed tugevad sammud saiks tehtud. Ja paralleelselt see oli ka aeg, kus siis nagu STF asutati Välisministeeriumi poolt ja kogu selle tegevuse alguse poole pealt. Ja siis järgmine suurem samm ja see on nüüd viimane siis. Et järgmine suurem samm oli siis see, et viimased 2,5 aastat, või elasin 2,5 aastat siis Rwandas Aafrikas. Kus ma töötasin Saksa arengukoostöö agentuuris GIZ ja aitasin siis Saksa arengukoostööd Aafrika riigi või Aafrika mandri digitaliseerimisele kaasa.
Ja nüüd siis pikk vastus küsimus, et kus ma siis AI maailma olen tulnud, et ütleme niimoodi, et noh, olles nagu kogu aeg olnud suht selline tehnoloogia maailma esirinnas, siis loomulikult, kui andmeanalüütika teemad ja AI teemad ja kõik need asjad hakkasid nagu tulemas, siis kogu aeg on selline lähedus sellele olnud, et ka nagu IBM-i päevil juhtisin ka riigis nende andmeanalüütika töörühma siis ITL-i esindajana, ja seal oli juba päris palju neid teemasid hakkas juba lauale tulema, et seal oli küll rohkem oli seda andmeanalüüsi, business intelligence, kõik sellised teemad, eks. Ja nüüd, kus nagu puhas selline AI sukeldumine on, et on olnud, et kui ma siin sügisel tulin Aafrikast tagasi septembrikuus, siis ma tõesti vaatasin, et mis tehnoloogia maastikul ja Eesti digiühiskonnas ja üldse nagu ühiskonnas on nagu toimumas ja vaatasin, et AI on ikkagi selline teema ja eriti AGI, mis on nagu väga tugevalt peale tulemaks, et aeg on natukene nagu värskendada ennast selle koha pealt. Ja üllatus selle värskendamise käigus hüppasin nahakarvadega sisse ja olengi nüüd süva AI ja AGI ja vestlen ja räägin nagu nendel teemadel, et see on nagu hästi põnev teema, et ja mind just köidab see nagu see positiivne pool, et on hästi palju inimesi, kes räägivad ka sellest hirmudest või ettevaatlikkuse poole pealt. Ma olen kindel, et neid inimesi on piisavalt maailmas, et mulle meeldivad just sellised Ray Kurzweili ja Peeter Diamandise ja kõik need lähenemised, et kui suur see transformatsioon on ja mis nagu võimalused tänu sellele tulemas on. Vägev teekond. Ja kuna me siin mainisime, eks Sandra ütles, et me räägime AGI-st täna, siis räägime natuke nendest definitsioonidest ka, et me oleme varem ka siin erinevates episoodides seda maininud. See on selline artificial general intelligence ehk üldtehisintellekt või üldine tehisintellekt. Ja räägi palun sellest, et kuidas sina neid defineerid, et mis siis see nii-öelda tavaline AI on või selline kitsas AI, mis on AGI ja siis mis siis tegelikult sealt veel edasi on, et me ju oleme maininud ka superintelligentsi ehk et see, kus päriselt juba tehisintellekt mõtleb ise ja teeb kõike ise. Kuidas sina neid defineeriksid? See teema on selline, või see küsimus on selline lahe, ta on hästi popp, seda hästi palju arutatakse, arvan, et selle kohta on nagu tuhandeid tunde podcast'e ja kõiki selliseid asju. Aga mulle endale meeldis Sam Altmani vastus, kui siin kevadel tal oli TED Talk ja siis tema käest nagu küsiti, et mis siis see definitsioon on, ta ütles, et kui sa paned 10 OpenAI researcherit tuppa, siis sa saad 14 erinevat definitsiooni. Et siin on väga palju erinevaid vaateid ja tegelikult olulisem isegi on võib-olla vaadata, mis selle mõju on ja mis selle tulemine on ja kõike selline. Et aga mitte nagu vastamisest kõrvale põigelda, siis tõepoolest mina vaatan AI-d pigem kui selline tehnoloogia ja tehnoloogilised lahendused. Et ta on selline väga oluline ja tugev järgmine samm nagu andmeanalüütikatele, business intelligence ja kõigile sellisest teemast, et kus on ikkagi tehnoloogiline lahendus, mis võimaldab sul nagu palju targemini väga suuri hulka andmeid analüüsida ja sealt väga palju erinevaid häid vastuseid nagu välja tuua. LLM-ide tulek, suurte keelemuddelite tulek, see on nüüd toonud juba sellist AGI-likku elementi, kus see tegelikult see ei ole enam ainult selline andmehulk ja siin on teatud vastus, et aga siin on juba edasi, sealt hakkab juba sellist tarkust ja kaasamõtlemist ja kaasaarvamist ja selliseid uusi lähendamisi ja kõiki selliseid asju tulemas. Et üldiselt AGI kui selline, et eks ta oleks siis see, et kus see arvuti või masin mõtlemine läheb inimestest mööda, mis on ka hästi huvitav definitsiooni küsimus, et seda on ka üritatud lahendada, et küll on siin Turingi testist räägitud, millest me oleme tänaseks hetkeks mööda läinud, eks. Küll on matemaatiline võimekus, tänaseks hetkeks LLM-id on mööda läinud, kui vaadata statistikat, kui rääkida programmeerimisvõimekusest, enam-vähem mööda läinud, võib-olla selline 2-3 arendajat tõepoolest OpenAI-des või kuskil on, kes on siis targemad kui tänasel hetkel nagu masinadeks. Ja siin jälle need erinevad näited. Küll on võrreldud IQ-ga, et tänasel hetkel öeldakse, et on selline 120-130% IQ tasemel. Ja võib väga pikalt diskuteerida, et millal siis see AGI nagu kohale jõuab ja kõiki selliseid asju. Aga minu enda jaoks nagu see on nagu piisavalt näita, et tänasel hetkel on juba vaja mõelda uusi teste, et võrrelda erinevaid LLM-e omavahel, sellepärast, et selle inimvõrdlus enam väga ei päde, et kui kõik on sellise 99,999 mingi protsendi peal, see on lihtsalt tarvis nagu mingeid uusi lahendusi ja see on tegelikult omaette täitsa põnev valdkond, eks.
ja selles suhtes ja sama oluline küsimus, et kas siis AGI on nüüd kohal või millal ta nagu tuleb. Siin on erinevaid ennustusi olnud ja on inimesed, kes lähenevad hästi tehniliselt, ütlevad, et ei, et selleks, et ta on nagu tõesti targem kui kõik inimesed kokku, selleks läheb siin 10, 20, 30 aastat aega, kuigi kõik need jooned tulevad ka nagu allapoole. Samas kui võrrelda sellise keskmise inimesega, mis on nagu üks definitsioonides, siis minu meelest ta on kindlasti mööda läinud juba. Ja jälle, et veel üks võrdlus, mida ka tuuakse, et LLM-id, et mis tasemel nagu on, et kas nad on nagu tavainimene, kas nad on algkool, keskkool, ülikool, tänapäeval ütleks kindlasti, et juba selline doktorendi tase. Et jälle, et siis kui nagu sa võrdled ja nagu praktiliselt vaatad, et kus see AGI siis nagu on. Ja sealt edasi siis tuleb nagu küsimus, et mis on siis super tehisintellekt ehk see ASI. Ja see on nagu jälle erinevaid definitsioone. Et üks nendest definitsioonidest on olnud see, et kus ta on absoluutselt kõiges, mis inimesed suudavad teha, oluliselt parem. Või teine asi on see, et või on ta siis nagu tõesti selline kordajatest 1000 korda parem kui AGI. Ja see on minu enda jaoks, ütlen ausalt, veel defineerimatum. Et see on nagu keerulisem öelda, et mida see tegelikult tähendab. Ja ma arvan, et me ei saa seda ka teada, kuni me sellele oluliselt lähemal oleme. Et kui me nagu kindlamalt oleme selles AGI valdkonnas. Aga oma igapäevastes vestlustes või tegevustes ma tegelikult ise liiga palju enam sellele aega ei veeda, et nagu mõelda, et kas me oleme või kus me täpselt oleme või panna seda punkti. Sellepärast, et kui ma vaatan neid arenguid, et millal esimesed LLM-id tulid seal ainult mõned aastad tagasi, eks. Ja kui kiiresti see areng toimub, kui kiiresti uued võimalused tulevad, siin iga nädal tuleb uusi uudiseid, et millega on nüüd Claude välja tulnud, millega on ChatGPT välja tulnud, mida teeb Grok nüüd, mida teeb Llama, mida kõik sellised asjad. Et ja kuulates neid teie ettekandeid või neid podcast'e selles suhtes, et mis need arengud on, et see on nagu nii kiire. Ja kuna ma oma tegevuses ikkagi suhtlen ettevõtete juhtidega, juhtkondadega, juhatustega, kes mõtlevad selline kindlasti tänases perspektiivis, aga ka 2-3 aasta tuleviku perspektiivis, võib-olla 5 aastat tänasel päeval on juba selline väga pikk perspektiiv, mida on keeruline mõelda, siis selles mõttes on AGI igal juhul kohal. Et kui sa täna ei mõtle sellest, et sul on nagu väga tugev tehisintellekt, kes sul on nagu partner või konkurent, siis sa oled ajast nagu väga oluliselt maha jäänud ja kui sa nagu kasutad seda argumenti, et see AGI, ta ei ole ikkagi öeldakse, et ta võib-olla on 5 aasta pärast või 10 aasta pärast, et siis me sellele täna veel ei keskendu, siis sa organisatsiooni juhina oled kindlasti sellest ajast väga oluliselt maha jäänud. Ja ma arvan, et see sama, mis sa mainisid, see superintelligents on nii-öelda kaugel ja mida lähedal me jõuame, seda selgemini hakkab nagu välja joonistuma. Aga ma arvan, et enne seda on kindlasti mingisugused vaheetapid, mida me näeme siis AGI nii-öelda tulekuga. Ja võib-olla sa oskad ka välja tuua selliseid nagu ilminguid sellest, kus me näeme, kuigi sa juba tõid mõned sellest näited on ju seesama, et doktorikraadi tasandil või et meil on võib-olla paar inimest maailmas, kes programmeerimise poole pealt praegu ees on siis digitaalsetest süsteemidest, tehisintellekti süsteemidest, aga võib-olla mingid vaheetapid, mida me võime näha, me rääkisime ka siin Kerliniga ühes episoodis lahti neid AGI tulevikutsenaariumid on ju, aga võib-olla on sul enda selliseid juba selgeid märke, kuidas me näeme, et AGI on siin. Ma arvan, et me neid vaheetappe järjest rohkem nagu näeme ja tunnetame. Et küll on siin näiteks agentsuse teema, eks, et me järjest rohkem hakkame kasutama agente, järjest rohkem hakkame defineerima agente ja kõike seda, et see on üks osa sellest, kus tehisintellekt iseseisvalt hakkab nagu teatud asju tegema. Osaliselt seda, mida me talle ette ütleme, et siin on nagu teatud tööjada, mida sa pead nagu jälgima, aga see agentsus tuleb sellest, kus ta siis nagu ikkagi LLM-i kasutades ise juba mõtleb järgmised sammud, ta teeb mingid teatud kontrollid, kõik sellised asjad, et see on kindlasti see koht. Teine vahetab võib-olla siis selline aktiivsem simulaatorite või simulatsioonide kasutamine. Et kui me teeme selliseid asju, mis on siis nagu tulemused ja kasutades siis nagu AI-d, AGI-d, et me saame neid tulemusi väga kiiresti teada. Et näiteks on siin arengud meditsiini valdkonnas ja üldse teaduse arengud, mis on nagu hästi oluline teema, aga paralleelselt selline inimühiskonna arenguga, et selline teaduse arengud, et kus siis kas siis siin valkude voldumisel teemad või uute ravimite avastamised või DNA muundumised või kõik sellised asjad, et kus siis nagu see AI või AGI kaasamõtlemine tegelikult toob juba väga kiireid arenguid. Ja ma ütlen, neid samme, kus ta nagu igapäevaselt järjest tuleb juurde, on nagu päris palju. Ja teine pool on
või võib-olla ka teine vaade kogu sellele vestlusele, mis on mulle kuidagi silma jäänud, on see, et päris tihti käib see vestlus nagu, et noh, et siin on nagu inimene, kes on nagu teatud kohal, teatud arenguga, teatud mõtlemisega, kes käib oma haridusteed nagu läbi, et tema on siis nagu käinud lasteaias ja siis koolis ja siis ülikoolis ja siis on nagu täiendõpet see nagu saanud, et see on nagu üks areng, eks. Ja siis teine pool on see, et kuidas meil nüüd see AI, AGI arenevad, et küll nende samade testide raames ja mida need mudelid suudavad teha ja kõike sellised, et kui hästi nad programmeerivad ja mis on sellised tehnoloogilised arengud, mida saab teha robootikas, mida saab agentidega teha, mida kõike selliseid asju. Ja kuidagi hoitakse neid nagu eraldi, et aga ühe vaheetapina on see, et kui palju see inimene ka tegelikult palju kiiremini areneb ja tegutseb. Et ma ise võin küll öelda, et kasutades nagu ChatGPT-d kõige rohkem sellise hea äripartnerina ja kaasamõtlemispartnerina ja strateegilise partnerina ja samas ka tegelikult läbi task'id ja kõikide selle selline kuidas öelda, sellise hea mõtlemise korrastajana või selline töögraafikus hoidjana, siis ma näen, kui palju ma ise võimekamaks muutunud. Need kaasa arvatud sellised teemad, et noh, näiteks tulen podcasti, et ma valmistan neid teemasid ette. See vestlus, mis mul siin viimased paar päeva on olnud ChatGPT-ga, see on olnud, ta on hästi põnev, ta on hästi hariv, ta on hästi süstematiseeriv, kõik sellised asjad, et ja see on tõesti selline koht, kus mõtled, et varem ma olen kogu aeg hästi uudishimulik olnud, aga see, et lugedes erinevaid raamatuid või kuulates mingit podcast'e, see aeg, mis mul oleks kulunud, et mingite teatud selguse või teatud sellise momentide jõudmiseni, see oleks nagu oluliselt suurem olnud. Kusjuures mina just ka mingi paar päeva tagasi mõtlesin selle peale, et sul on põhimõtteliselt see nagu väga kõrgetasemeline advisor või nõustaja kõrval on, et sul ei ole vaja seda, et okei, ma lähen nüüd mingisugusele kohtumisele, ma ei tea, coach'iga, kellega iganes ja siis ma pean valmistama ette ja mõtte, et mul tuleb keset, ma ei tea, õhtusööki või autosõidu ajal tuleb mingisugune idee, on ju, ma võtan ChatGPT Voice'i lahti ja ma saan selle sisse rääkida ja ma saan kohe seda ideed põrgatada edasi ja juba sul mõte liigub edasi, nagu sa ütlesid, et juba see areng toimub, eks ju, et see on väga lahe koht. Ma võib-olla võtan selle hetke, et ma saan sellises social accountability võtta. Ma olen väga pikalt mõelnud sellise assistendi ülesehitamist, mis on täpselt selle eesmärgiga, et sa tahad enda sellist loogilist mõtlemist ja sama tehisintellekti valdkonnas nagu eestkõnelemise oskust lihvida ja sa paned ka selle eesmärgi paika, mis sul näiteks aasta, paari kuu pärast, mis iganes on ju, ja siis selle põhjal neid arutelusid teha, et siis on nagu ka veel huvitav, et näiteks tahad ennast positsioneerida, ma ei tea, 3 põhiteemat märksõna, mis jooksevad future of work, mingisugused nooremad generatsioonid, kuidas see kõik muutub, ühesõnaga nagu nii põnevalt, mida meie mõistame, seda nagu joovastus sellest tundest, kui sa saadki nagu tehiskaaslasega arutada ja nende nagu väga-väga, ma lihtsalt toon selle välja, et sa inspireerid ka selle poole pealt, sest ma näen, me omavahel ka vahetame neid erinevaid mõtteid, sisu, mida tarbida ja see mõttelaadi nagu laiendamine, mis on üldse võimalik, ma arvan, see annab ka seda nagu elavust juurde ja elavust ka, selles mõttes, et ma tunnen ennast nagu elavana selle maailmas, et igatahes väga-väga inspireeriv ka, et mul on ülihea meel tänast osa nagu salvestada ka, et jah. Väga põnev aeg elus olla. Tegelikult ma võib-olla isegi natukene jätkata, siis mõned praktikad, mida mina olen hakanud tegema, et nüüd jälle, kus LLM-id salvestavad rohkem sellest vestlusest ja jätavad neid asju meelde ka ilma selleta, et sa nagu ütled, et nüüd salvesta või nüüd jätta see asi meelde. Siis mina olen hakanud näiteks seda tegema, et ma siin kuu lõpus ütlen, et kuule, võtame nüüd eelmise kuu kokku, mis kõik me siin nagu rääkinud oleme. Vaatame, värskendame üle seda, mida me siin Portaat AI võtmes teha tahame ja teeme sellise süsteemse vaate ja omavahelise arutelu ja see on selline hästi sisukas. Ja sellest tuleb selline täiesti uued nagu teatud lähenemised, teatud asjad, mida me saame teha, et asju süsteemsemalt teha, kuidas me saame teha, et ütlen põhiliselt, ma tegutsen nagu 3 asjaga, üks on selline advisory ettevõtetele, juhtkondadele, teine pool on selline tehnoloogilise AGI first nagu struktuuri või raamistiku üles ehitamine, kuidas kõike seda, millest me just rääkisime, nagu süstematiseerida ja 3. pool on siis selline aktiivne ökosüsteemis osalemine, et kuidas nagu selles Eesti ökosüsteemis, et kuidas me saame ka seda meie digiedu ja kõike sellist asja nagu viia nagu uuele võtmele. Ja siis ongi need vestlust meil nagu on, et kuidas me seda, mis me nagu erinevates vestlusteks ettevalmistamisel, erinevatel asjadel nagu mõtlemisel, erinevate asjadel läbi mõtlemisel, toome selle nüüd kokku ja kuidas see niimoodi sellise süsteemsesse nagu
kuidas öelda, eneseanalüüsi võtmesse. Et see on hästi selline töine süsteemne lähendamine, et noh, muidu on ju ka siin päris huvitavaid meeme on selles suhtes, sa võid ju küsida, et kuule ütle, et kõikide nende vestluste kohta, mida sa minust tead, et mis sa must arvad ja tee seda nagu mingis huumori võtmesse, et fantastiline tulemus peab olema ettevaatlik, et nagu liiga enesekriitiline sellel hetkel olla, sellepärast, et ta teab palju. Ja ma tahan võib-olla juurde öelda ka selle sama Microsoft nii-öelda Copilot üks visioonidest ongi samamoodi, et sa saad iga päeva lõpus teha mingisuguse kokkuvõtte, nädala lõpus kokkuvõtte, nädala alguses teha, et ma ei tea, mis su meiliboxis toimub, mis sul kalendris on, kas sul on mingisuguseid, ma ei tea, ülesandeid liialt palju mingis valdkonnas, et hästi huvitav, meil käis ka kogukonnas esinemas Microsofti töötaja Estlanna, kes on viimased 8 aastat Microsoftiga olnud, beta grupis olnud ja rääkis lahti, kuidas tema igapäevaselt kasutab, et praegusel hetkel see ei ole normaalsus on ju veel Eesti maastikul, aga see on täpselt seesama, kus see reflektsiooni koht tuleb ja kõik, et kui palju me saamegi indiviidina võimekamaks muutuda. Aga enne kui me läheme sinna ettevõtete suunale täpsemalt sisse, võtame selle sissejuhatuse võib-olla kokku ja ma küsin natuke selle tulevikustsenaariumite koha pealt just ühiskonna mõistes, et kuidas sa näed, et kas ja missugused ühiskonnamudelid üldse tulevad, kui me räägime, et meil ongi tehisintellekt, mis on ülitark, kunagi tuleb superintelligents, et on siis tulemas need kodanikupalgad või need, kui inimestel ei ole enam tööd või kuidas need inimesed ja robotid ja AI hakkab koos toimima. Oled sa seda ka enda peas kuidagi läbi mõelnud? Selle peale ma olen palju mõelnud. Ühe asja ma pean disclaimerina ütlema, et ma ei ole selline ennustaja või hea meelega selliseid nagu suuri veksleid välja käiks. Küll aga ma võiks öelda nagu oma tähelepanekuid ja see on tegelikult nüüd üks selliseid huvitavamaid teemasid või kus ma tulin ka selle AGI juurde ja miks seda nii oluliselt peab nagu mõtlema, et lugedes siin, ütleme, Ray Kurzweili raamatuid ja Peeter Diamantise raamatuid ja vaadates neid Abundance 360 esitlusi ja kõik sellised asjad, mis on selline futurismi teemadel ja tegelikult kuhu see maailm nagu liikumas on. Ja nagu nende vestluste ajalugu vaadates, siis selline 10 aastat tagasi nad tundusid väga futuristlikud. Täna järjest rohkem reaalsed. Ja see on nagu see koht, et kus tegelikult kogu selle diskussiooni juures, kui nagu selline võrdlus, et mis see LLM täna nagu võimaldab ja kuidas me seda saame nagu kasutada ja kui me ikkagi nagu arutame, et kuidas me saame seda kasutada nagu tugevamat, ma ei tea, Microsoft Outlooki või tugevamat mingit Microsoft Plannerit või muud lahendust, siis tegelikult kui nagu samm tagasi võtta ja vaadata, mis üldse kogu see areng nagu ühiskonnale ja maailmas ja kõike nagu toob, siis see on nagu päris põnev koht. Ja nüüd ma mõtlen nagu natukene süstematiseerin, et kuidas seda kõike nagu teha. Okei, kui vaadata nagu töö ja nagu ühiskonna poole pealt, eks. Väga reaalne tulevik on see, et ettevõtted liiguvad järjest rohkem selle suunas, kus kogu kontoritöö teevad agendid ära, kogu füüsilise töö teevad robotid ära, kas siis nagu tööstusrobotid või siis humanoid robotid, kes teevad selle nagu viimase sammu, mis me nagu oma sõrmekestega suudame teha ja kõike sellised asju, eks. Ja kogu logistika järjest rohkem liigub siis isesõitva transpordi peale ja siis agentsete lahenduste peale, mis nagu organiseerivad, kuhu need isesõitvad autod sõitma peavad, eks. Kuhu siis robotid tõstavad need asjad nagu sisse, eks, ja kõik sellised asjad. Ja siin on nüüd see küsimus, et mida see siis nagu meie tulevikus nagu toob. Ja me võime siin nagu hirmudes läheneda või kõike seda, et meil see ei meeldi või me seda ei taha, aga olles nagu sellised avatud mõtlemisega ja tehnoloogiale avatud inimesed, me peame olema realistid, et see on, kuhu see maailm järjest rohkem liikumas on. Ja siin tekivad nagu hästi huvitavad sellised filosoofilised küsimused, et aga mis siis juhtub, kui inimestel ei ole vaja enam tegelikult tööd teha? Ja kui oluline roll inimeseks olemises on töötamine? Ja siin on nagu jälle hästi, filosoofid arutavad neid teemasid päris hästi ja siin on jälle soovitan Ray Kurzweili lugeda. Ray Kurzweil on siis tuntud selline futuroloog, oli Google'i peafuturoloog ja öeldakse, et tema ennustused on üle 70% täppe läinud, et selles suhtes ta on nagu päris aastakümneid olnud väga selline
tunnustatud mõtleja nendel teemadel. Et üks ongi see, et mis need rollid, nagu ühiskondlikud rollid saavad olema ja kui tehnoloogia teeb meil sellise tänaspäevase füüsilise töö kõik meie eest ära. Et kas siis on lahendus kodanikupalk, kas siis on lahendus mingid muud meetodid, kas see on mingi muu maksustamine, kuidas siis roboteid või agente maksustatakse, kõike selliseid asju, et ma ütlen, et avaliku sektorile, et siin on nagu väga palju koostöös loomulikult nagu tehnoloogia valdkonnaga ja muude valdkondadega neid teemasid nagu väga palju mõelda ja seda oleks vaja täna kindlasti teha. Teine pool on see, et paneme siia juurde, nagu ma varem ütlesin, et hästi põnev asi selles AGI ja AI teemas on see, et kui palju see kiirendab kogu teaduse arengut. Et samamoodi nagu LLM-id aitavad meil nagu analüüsida teksti ja vestelda ja saada ise targemaks ja paremaks ja kõiges selles, sama hästi töötavad nad ju matemaatikaga ja matemaatika on keel, millel kogu teadus põhineb, abitsa tõed, aga ja seda on nüüd näha, et kui kiiresti teaduslikud arengud on nagu juba edasi liikunud, et kui me vaatame seda, et kui kiiresti tegelikult töötati välja COVID-i vaktsiinid, arengud, mida on tehtud siin jälle see valkude voldumisel, mille paar aastat tagasi või 2024. aastal sai Nobeli preemiad, eks. Kõik sellised asjad, et kuni selleni, et nagu meditsiinis vaadata, et mis arengud ja võimekused on. Et ma siin just kuulasin ka ühte põnevat podcasti, kus oli juttu sellest, et kuidas dire wolf või eesti keeles vist on kohutav hunt taastati, kes oli 12 000 aastat tagasi, siis oli extinct läinud, et millised need arengud ja kuidas tuuakse nüüd toodosid ja Tasmaania tiigreid ja kõiki selliseid asju tagasi. Ja puht praktiliselt see tähendab seda, et meil kõigil tekib väga hea võimalus oluliselt pikemalt elada, oluliselt pikemalt tervislikult elada ja nüüd paneme selle mõtte siia juurde, siis kui meil ei ole tarvis nagu tööd teha ja kui meil on realistlikult võimalus elada siin 120, 150 aastani, 200 aastani, kuni selleni, et üks hetk vanadus ongi nagu ravitav haigus, siis sealt tuleb nagu teine dimensioon, et mismoodi see ühiskondlik mudel siis meil nagu välja hakkab nägema ja kuidas me kõik siia nagu maailma nagu ära mahume. Ja siit tuleb jälle nüüd järgmine asi, et okei, et aga siis ju nagu paljude nende hirmuteemadega, mis kohe tulevad, kuidas me kõik ära mahume ja kuidas me kõik nagu söödud saame ja kõike sellised asjad, tehnoloogiliselt on väga võimsad arengud, mis on näiteks toidutootmises, eks. 3D prinditud lihad, vertikaalsed farmingud, kus sul ongi linna keskel on su pilvel õhku ja kus kogu siis aedviljad kasvavad, kõik sellised asjad. Nagu ma ütlesin, 3D liha, et põhimõtteliselt sul ei ole tarvis seda keerulist tsüklit, kus sul on see loom, kes sööb seda vilja kuskil maa peal, et saada see sama lihatükk või kalatükk või kõik sellised asjad nagu kätte. Ja see on nagu selline asi, et ma võin sellest nagu tundides rääkida, see on nagu tõeliselt nagu, et kuhu see tulevik hakkab minema, aga puht praktiliselt see on nagu see koht, kus ma olen kuidagi leidnud ennast aeg-ajalt, et käib mul selline checkpoint nagu peast läbi, ma ütlen, et kas ma nüüd lähen väga pilvedesse ära või kas see läheb nagu väga utoopiaks või selliseks ja siis ma nagu samas nagu vaatan fakte või loen nagu nendest erinevatest arengutest. Ja siis vaatad, et aga tegelikult see on ju väga reaalne ja tänapäeval kõik need asjad nagu toimuvad, on need erinevad ettevõtted, kes neid praktiliselt toovad. Loomulikult seal on küsimus, kelle nagu õnnestub täna võtab aega 3 aastat, 5 aastat, 10 aastat mingi teatud tehnoloogia täpselt tööle saada või kõike sellised asja, aga selline pikemas perspektiivis ja ühiskondlikult nagu kui sa vaatad siin mõnekümned aastad või 100 aastat, siis sellises perspektiivis on kõik need asjad nagu väga reaalsed. Et mul endal oli ka selline üks moment, mis mind jälle natukene siia maailma nagu rohkem tõi, oli siin paar aastat tagasi, kui ma lugesin selle sama Peeter Diamantise raamatut, et future is faster than you think. Et tulevik on nagu kiiremini, kui sa arvad. Ja see oli tõesti selline koht, et kus mul oli ühest küljest, mul oli tundmine, et kas ma nüüd olen nagu tehnoloogia maailmast nagu väga kaugele maha jäänud, arvestades selliseid uusi arenguid ja lahendusi kõikidele nendele suurtele probleemidele, mis meil on olemas või mis meil on, et tehnoloogilised lahendused nagu olemas, et kuidas neid nagu rakendatakse. Ja teisest küljest oli selline hästi positiivset elevust. Et aga meil on ju päris põnev aeg on ees ootamas ja päris põnevad muudatused on nagu ees ootamas. Ja tulles tagasi nüüd küsimuse juurde, millele ma nagu pikalt vastan, on see, et ühiskondlikult on siin hästi huvitavaid teemasid, mille peale mõelda, aga praktilisema poole pealt on hästi kriitiline, et me nagu väga süsteemselt ka nende teemade peale mõtleme, sellepärast et need muudatused toimuvad ka palju kiiremini, kui me oleme varem näinud ühiskondlikke muudatusi või kui me oskame seda ka nagu arvestada. Et selles suhtes kogu selline
ja päeva lõpus, miks ma nagu oma tegevuses ja ka Portata tegevuses kogu aeg ütlen AGI first, kõik sellised asjad, isegi olles saanud väga palju tagasisidet, et oota, mis AGI-s sa räägid, et me ei saa veel nagu AI-st veel hästi aru, et meil veel nagu, et reaalsus on see, et see on nagu tehnoloogia on olemas, see on tehnoloogiliselt, oleme me juba seal või kohe-kohe sinna jõudmas ja me peame lihtsalt olema valmis selle eksponentsiaalse kasvuga. Et mida, ja me peame kuidagi mõtlema, kuidas me oma selle lineaarse mõtlemisega suudame sellega hakkama saada. Väga hästi katsime seda ühiskonna tasandit, aga võib-olla lähme selle juhi dimensiooni peale. Et kui me räägimegi sellest, et kuidas siis mõista üldse seda AGI maailma ja kui juhtidega istudagi, siis ma arvan, et seal on päris palju väljakutseid, mis juhid koheselt saavad välja tuua. Et mida sina oled võib-olla näinud, et võib-olla kõigepealt see, mida üks juht peaks AGI-st mõistma ja teine küsimus selle juures, et mis on siis kohe esimesed need sellised nagu see on meil nagu suur küsimus, selle küsimärk selle juures nagu. Juhtimise poole pealt, et ma arvan, et siin on nagu selliseid, on erinevaid reaktsioone. Et kindlasti on reaktsioone selliseid hirmu ettevaatlikkusega või et ma tegelikult ei saa sellest asjast nagu aru ja mul ei ole aega sellele praegust nagu keskenduda, et meil on nagu konkreetsemad asjad, mida on tarvis teha. Et kas on siin mingid tollipoliitika muudatused või muud majanduskeskkonna muudatused või hindade kallinemised ja kõik sellised asjad. Et üks selline pool on, kus natuke selline, et me peame selle natukene edasi lükkama. Või teine pool on see, et see on nagu selline asi, et ma saan aru, et midagi suurt on nagu toimumas, aga sellest on nagu keeruline aru saada, et ma nagu saan nagu enam-vähem juba ERP-süsteemidest aru või ma saan mingist aruandlusest aru ja kõigest sellest, et see AI maailm ja ta ju muutub nii kiiresti, et iga päev tuleb mingid uudised välja, et ma üritan siin mingid podcast'e lugeda ja seal tuleb nii palju uut infot nagu kogu aeg peale, et kuidas ma sellega nagu hakkama saan. Et see on nagu selline keeruline koht, et on ka reaktsioon, et tegeleme sellega hiljem või ma panen mingi töögruppi, las nad tegutsevad sellega ja siis me nagu tuleme selle juurde nagu hiljem tagasi. Aga seda kahjuks ei ole seda luksust, et sellega nagu tegeleda. Et üks asi, millega ikkagi päris palju juhte olen nagu liikuma saanud, on üks on see võrdlus, et aga mis sa teed, kui 3 aasta pärast sul on nagu konkurent, kes nagu teeb kogu selle asja ära nagu agentide, robotite ja siis isesõitva logistika ja kõige sellega. Või teine pool on see, et aga mida sa oma seltskonnaga teed? Et kui sul on nagu 500 inimest nagu organisatsioonis ja reaalselt teatud funktsioonid suures osas hakkavad asenduma, siis kui valmis sa selleks tegelikult oled ja mis see mõtlemine nagu on. Et see tekitab sellist nagu nüüd on selline tõsisem mõtlemise koht. Aga õnneks on, ütleme, et see nagu elu ise, et ükskõik kui keeruline on, et sul on nagu täna nagu järjest paremad lahendused ja järjest paremad partnerid. Seesama AI, mida sa saad nagu kasutada, et neid mõtteid nagu läbi mõelda. Ja järjest rohkem tekivad ka siin kõik need suured partnerid ja teised McKinsey'd ja kõik teised tekivad sellised raamistikud, mida kasutada nende teemade läbimõtlemisele kõigel sellel. Aga kui hästi praktiliselt öelda, siis mina soovitan tegelikult kaasata võimalikult hästi oma meeskonda. Kõigepealt natukene kaardistada ära, et mida inimesed juba kasutavad. Ja üks asi, mida ma olen näinud, et organisatsioonis ütlevad, et me AI-d juba kasutame, siis küsid, mida te kasutate? Turundus kasutab meil ChatGPT-d, eks finantsosakonnas on mingid Claude'i asjad, mis on meil kasutusel, eks tootmises on mingid muud logistikalahendused või see tootmislahendused, kus on juba tuleb AI mingi nurga alt sisse kõike sellist, et natukene, et nagu ühtlustada ära, et mis on need standardid, mida me kasutame, kas me kõik nüüd ikkagi ettevõttes kasutame ChatGPT-d litsenseerimise poole pealt, kas me võtame kõigile siis ChatGPT kasutusele või Claude'i või kõike seda, et me räägiksime nagu samas keeles ja nagu sama arusaam oleks, et me saaksime seda praktiliselt kasutada. Siis järgmine on juba valdkondade põhiselt, et vestlused, et kuidas me kasutame finantsis, kuidas me kasutame personalis, kuidas me kasutame turunduses, kuidas me kasutame tootmises, logistikas, kõiges selles, et mis nende valdkondade võimalused on ja järgmine samm on siis, kuidas me toome selle juhtimise tasandile, et kas me nagu strateegiate välja töötamisel, strateegilisel planeerimisel, juhatuse nõukogu koosolekute ettevalmistamisel, nende läbiviimisel kasutame siis juba AI tehnoloogiaid ja kuidas me saame kasutada neid tuleviku planeerimiseks ja kõigeks selleks. Ja kuni selleni, et
et ka selline sügavam vaade, et selline juhtimisraamistikud, juhtimisprintsiipide arengul, et mida me täna nagu kasutusele võtame. Et kui meil on olemas siin mingid agile juhtimine või tulemuste põhiline juhtimine või coaching standarditel, millel me tänapäeval juhtime, et siis kuidas me toome sinna agentset mõtlemist sisse, kuidas me toome sinna nagu simulatsioone sisse, kuidas kõiki selliseid asju, kuidas neid asju teha, eks. Et see on selline ja ma ütlen, see raamistik on palju detailsem, mis selles nagu teha saab. Ja üks asi, mida mina soovitan ettevõttel teha, on looge endale selline championite võrgustik. Sellepärast, et kindlasti ei ole juhtidena selles mõtlemises üksi. Et arvestades, kui palju nendest teemadest täna räägitakse ja kirjutatakse, siis kõikidel tasanditel tegelikult inimesed ise mõtlevad juba selle peale. Ja see on nagu huvitav koht, kus nagu hästi paljud inimesed tegelikult, neil on endal see ChatGPT konto olemas või Claude'i konto või Grok'i konto olemas ja nad kasutavad seda igapäevaseks tegevuseks ja kõigeks selleks. Et see mõtlemine organisatsiooni sisse ei ole sellesse nagu avatud ja loo endale selline kangelaste või championite võrgustik. Et igast valdkonnast inimesed mõtlevad kaasa, kes on innovatiivsemad ja toeta seda tegevust ja toeta seda arengut. Ja lihtsalt, et see diskussioon, see dialoog, see areng toimub. Ma nii selles mõttes on ülihea kuulata, et 2023 aasta suvi oli see, kui Bondora me võtsime ka siis nii-öelda kuu raames, tegime samamoodi sammud läbi tegevjuhi tasandil, valdkonnapõhiselt, samamoodi rääkisin nendest kontseptsioonidest, et championeid on vaja, aga ma arvan, et see ei ole Bondora on väga hea näide ja neid näiteid on veel LHV, neid ettevõtted, kes on võtnud julgeid samme, aga see ei ole kindlasti nagu selline standard veel kohe kindlasti, aga ma arvan, et see standard hakkab üha rohkem tekkima, et see struktuuriliselt ongi üles ehitatud onboarding süsteemidesse, kogu selle upskilling usse, et ma arvan, et ka meil on see roll koolitajatena kokku tulla, mõtteid vahetada, vaadata seda, kuidas ma ei tea, ministeerium avaliku sektori tasandil seda teha, aga siis ettevõtete tasandil, et ma tõesti AI Powerment üks ja sama visioon ongi selle kollektiivsele tasandile see teadmine kokku tuua, et mul on nagu ülihea meel, ma arvan, et me oleme suhenud umbes mingi kuu, võib-olla natuke peale on ju, aga mul on juba see koht, et nagu nii hea on sellistel tasanditel mõelda, luua sellist head raamistikku, mida siis saaks rakendada nagu laiemalt on ju ja see on ühtne siis ülesanne meil kõigil, et hakkama saada ja meil on siin varem episoode on olnud on ju noortega samamoodi, kuidas kõik erinevad tasandid ühiskonnas, mis on ju, oleks sellest puudutatud ja me saaksime üksteist kanda läbi selle suure transformatsiooni, mis toob väga palju valu, väga palju nagu teadmatust, kaost, kõike seda on ju, et see on nagu paratamatu muutuse juures. Muidugi toon see ühe dimensiooni nüüd juurde. et see on, kuidas lahendada sellist tänapäevast mõtlemist ja ikkagi nagu tänapäevaseid küsimusi, mis selle AI ja kõige sellega on. Et puht praktilisemalt tegelikult on mõistlik kas ise võtta see tasand või luua selline teatud futurismi või visionääri tasand ka. Sellepärast, et jälle, nagu ma ütlen, et arvestades, kui kiiresti see maailm nagu muutub. Ja see ei muuda nagu ainult seda, et meil ettevõtlus muutub pisut efektiivsemaks või me hakkame paremini müüma või mingid teatud sellised asjad, mis on selline ettevõtluskeskkond, millega me oleme harjunud. Kes on tublim, targem, nutikam, see saab teatud edu, eks meie valdkonnas. Et aga kuna see konkurent tegelikult või väga hea strateegiline partner ja mina ütlen väga hea strateegiline partner kogu aeg, on sul ikkagi väga võimekas intellekt, kellega koos asju teha ja kellega koos asju müüa, siis tegelikult ikkagi on ikka täiesti nagu teil selline teise taseme lähenemine ja vaade, et millega mu ettevõte üldse nagu tegeleb, kas see on üldse jätkusuutlik valdkond, millega me tegeme, kas see on vajalik valdkond, mis saab olema see innovatsioon või kuidas need muudatused nagu kõik toimuma saavad ja need on nagu hästi olulised küsimused. Ja ülioluline küsimus on see täpselt see workforce transformation, et kuidas ma ikkagi selle oma tööjõuga või töökeskkonnaga nagu kuidas me edasi areneme, et mis funktsioone, mis tulevikus on vaja, mida inimesed teevad, kuidas nad tegelikult hakkavad tegema heas koostööd agentidega, siin masinintellekti mudelite, kõikide selliste asjadega, kuidas ma üldse soodustan, kuidas ma tutvustan, kuidas ma tekitan selle kindlustunde, kuidas ma integreerin selle intelligentsuse, selle võimenduse oma organisatsiooni. Et vana hea juhtimistõde on see, et hea juht võtab endale targemad alluvadeks. Võtab alati targemad inimesed tööle kui ta ise. Ja see on nagu see koht, et kui sa nüüd puhtalt praktiliselt vaatad ja ütled, et okei, AGI on targem
vaata, et kõigis valdkondades saab olema targem, siis ma pean väga nagu juhina, ma pean vaatama, kuidas ma nagu võtan selle kõige targema siis töötaja tööle, aga mida ma teen nende heade inimestega, kelle ma olen koostööd teinud ja kõike seda ja kuidas me tegelikult areneme edasi ja siit tuleb, miks ma ütlen, et sellist futurismi mõtet nagu kas ise nagu selle peale mõelda, lugeda, kuulata podcast'e, kõike sellist asja. Et kuidas see ettevõtte või ettevõtluse roll ühiskonnas muutub ja kuidas me nagu selle hea inimeste meeskonnana suudame edasi minna ja kuidas me saame olla väga head partnerid ka sellele tehisintellektile edasi liikudes. Ma tean, et see võib minna nagu hästi selliseks utopistlikuks, sürrealistlikuks vestluseks ära. See on tegelikult täitsa realismis on see hetk, kus me täna oleme, seepärast ma hakkasingi näärma, et sa võtsid mu küsimuse ära, sest ma tahtsingi jõuda sinna, et kuidas siis ettevõtetes need inimesed ja agendid hakkavad koostööd tegema, sest kui lugeda, mina teen tehisintellekti uudiseid mitmesse kohta ja loed kogu aeg neid uusi artikleid ja üha rohkem on neid ettevõtteid, kes juba võtavad sellised nagu põhimõtted, et me ei värba uusi inimesi, kui sa ei suuda tõestada, et näiteks AI agent ei suuda seda tööd perfektselt ära teha, eks ju. Ehk et me oleme juba selles tasemes, kus väga paljud ettevõtted juba on seal maal, et ma võtangi selle agendi, kes teeb mul kogu aeg tööd ja mulle piisab võib-olla sellest, et ta ei ole nagu 100% perfektne, ta on 80%, sest ta on lihtsalt nii palju efektiivsem kogu aeg. Ja teine pool Microsoftil tuli aprillis välja ka enda see iga-aastane tööjõuturu uuring, mis oli väga-väga agentide keskne, eks ju. Ja rääkis sellest, kuidas inimesed hakkavad agentidega koostööd tegema. Juhid peavad mõtlema sellele, et kuidas nad värbavad jutumärkides agente, eks ju, et mis need rollid on, kuidas sa seda üles ehitad, kuidas need tiimid hakkavad koostööd tegema, et sul ei ole seda niisugust klassikalist hierarhiat ettevõtet, et mul on osakonnad, vaid et sul ongi meeskonnad, kes töötavad teatud eesmärgi nimel ja siis sa otsustad iga kord, kas ma saan agendi sinna võtta, kas ma saan inimese võtta, kus mul on vaja seda mõtlemist. Et noh, ja nemad näevad seda, et see on juba see 25-26 aasta tegelikult see realistlik osa. Ja ma arvan, et enamik ettevõtte juhte üldse nagu ei mõtle täna sellele, et me mõtlevad ikkagi sellele enda inimestele ja sellele, et mul on täna inimestega probleeme, et ma ei leia inimesi ja mul lähebki fookus sinna, mul ei ole aega selle leia peale mõelda, aga võib-olla see oleks lahendus hoopis. Ja, et see on täpselt see koht, et kuidas sa nagu nende asjade peale mõtled, et mulle endale tegelikult see tänasel hetkel tundub, et see ütlus, et sa pead mulle tõestama, et seda tööd ei saa agent nagu ära teha, see on, ettevõtted kasutavad seda rohkem ka selline turundusnõksuna. Et ma arvan, et ta on nagu väga väärtuslik koht selline checklistina, et kui uus nagu värbamistaotlus või HR osakonnas, et meil on tarvis uus inimene tööle võtta, see on ikka teatud protsess, mis enne seda läbi käib, on ka checklist, et mida see inimene tegema peab, kõike selline, et seal on see küsimus, et kas me saame selle asendada agendina, et see on kindlasti nagu olemas. Ma arvan, et selline nagu väga range joon, et nüüd me võtame ainult inimesi tööle siis, kui robotid ei päde, see on natukene selline, ma ei tea, mulle meeldiks nagu endal natukene inimsõbralikemas organisatsioonides või ka selline arengule avatumas organisatsioonis olla. Aga samas jah, realistlik on, et ma mäletan, et siin oli üks vestlus, kus oli Mark Zuckerberg rääkis siin Microsofti CEO-ga ja et kui palju siis Microsoftis täna arendustööd tehakse siis nagu agentide poolt ja vastus oli kuskil 30%. Et see on see reaalsus, et kus nagu ikkagi järjest rohkem see tehisintellekti need töökohad võetakse üles. Et ja ma ütlen, et ma ise olen selline optimist, et mingi teatud sellise zen või sellise maailmavaatese nurga alt, et minu meelest ongi see, et kui sa vaatad ka seda Maslow püramiidi, et mis nagu ikkagi inimese nagu õnneks või õndsuseks nagu vaja on, et eks kõigepealt on see füüsiline turva või kõigepealt on see, et sul nagu toit laual on ja sa üldse elus püsid ja siis on füüsiline turvalisus ja kõik sellised asjad, katus pea kohalt, kõik sellised asjad, siis tuleb juba see, et nagu koostöö, ühiskondlik koostöö, siis on kuhugi kuuluvused ja kõik sellised, et ma võib-olla panen siin nagu konkreetsete tasemetega natukene mööda, et aga põhimõtteliselt loogika on see, et aga kui ongi see, et ikkagi tänu sellele, et meil on hea koostöö, siis sellise tehisintellekti ja robotika ja agentide maailmaga, see tähendab seda, et me elamegi rohkemas nagu külluses. Et siis ongi aeg meil võimalik selliste paremate hingeliste teemadega tegutseda ja võib-olla tänu sellele on võimalik, et depressioon väheneb ühiskonnas ja kõik need meie vaimuhädad ja kõik muud ja nendega kaasnevad siis sõltuvusprobleemid ja kõik need asjad, et võib-olla see on mingi võimalus ka teisele tasemele nagu vastuseid leida. Et minu meelest ma tean küll, et on inimesi, kellel on ka sõltuvusprobleemid, kes on leidnud väga head, ütleme, väga hea vestluspartneri ChatGPT näol,
kuna seal ei tule seda hinnangut vastu, kui see on nagu, seal on mingi teistsugune avatus ja sa ei pea nagu see künnis nagu ületada, et sa lähed teisele inimesele oma muredest rääkima versus see, et ma tegelikult küsin siin nagu oma keskkonnas, ma saan kiiresti selle vastuse nagu kätte, et see on nagu selline päris põnev koht. Aga jah, et ettevõtted ja organisatsioonidel, et see, kuidas need inimesed masinatega hästi koostööle panna ja kuidas koos edasi areneda, see on hästi põnev teema. Ma arvan, et me võiksime teha sellise 3-tunnise episoodi, kui nagu kui Kerlin oleks nõus, ma läheksin aina edasi. Aga ma arvan, et siia lõpetuseks me võiksime võtta ka selle, kuna sul endal ka tausta ju e-riigi poole pealt ja arengukoostööd ja kõik see pool on ju. Et kui me mõtlemegi selle eest, et okei, me oleme teinud tehisintellekti hüppe, mis meid on ka maailmapildis toonud siis eesrinda just haridusmaastiku poole pealt, aga kui meie mõtleme nüüd Eesti riigina seda, et kuidas siis välja paista, olla AGI või siis AGI sellisel maastikul, teha õigeid samme, siis mis on sinu silmis võib-olla Eesti riigis selline, võiks olla see tõmbenumber või mida me saaksime teha, sest vundament on ju väga hea, meil on kogemus sellega, kuidas millegiga väga hästi silma paista, et mis on sinu sellised mõtted siin lõpetuseks? Ma arvan, et see on hästi põnev koht, kus olla ja see on hästi põnev võimalus Eesti jaoks. Et olles ka nagu väljaspool olnud ja olles nagu näinud seda ka teise nurga alt, mul oli Saksa arengukoostöö seisukohast ja ka Euroopa Liidu poole pealt ja kõike seda, siis see Eesti kuvand on siiamaani väga tugev, ta on väga võimas, see, mis me saavutanud oleme, milline digiriik oleme ja kuidas nagu digiühiskond on meie kõigi DNA-s. Ma arvan, et eestlastena me seda alahindame korralikult, et me oleme sellega nii harjunud ja meil ennast natukene tekib selline küllastus sellest nagu rääkides, eks. Samas nagu puht praktiliselt meil on tänu sellele, et meil on väga korralik digiriik, meil on väga hea andmestik, väga hästi struktureeritud andmestik, mille peal teha väga head andmeanalüütikat, väga head AI analüütikat, AGI kasutust ja kõike selliseid asju, et muuta nagu meie enda elu palju paremaks ja palju kiiremini simuleerida erinevaid võimalusi ja kõike selliseid asju. Et see on ka nagu ajalooliselt tegelikult olnud siin on olnud väga põnevad mõtted ja arengud nii Maksuameti poole pealt, kui minu meelest nagu ka riigi raha üks hetk tuli välja, et riigi raha eest, et kuidas nagu on võimalik nagu palju paremaks meie enda elu nagu teha, eks. Et lisaks sellele, ja kui nüüd jälle väljaspoolt vaadata, siis me müüme päris edukalt või oleme rääkinud kontseptsioonil seda digiühiskonna e-riigi müüki ja kõike seda, aga see hakkab praegust natukene selliseks tuttavaks juba minema. Et nagu e-riigi teemasid räägitakse hästi palju, arutletakse hästi palju, kuidas seda teha, samas see teadmine ja süstematiseerimine, see teadmine on tegelikult olemas, kuidas seda nagu teha, mis on keerulisem pool on nende projektide elluviimine, nende projektide läbiviimine, kuna seal on hästi suur osa on see, et ei ole tehnoloogiline muudatus, aga see on organisatoorne, see on ühiskondlik muudatus, mis on tarvis nagu läbi viia. Ja see on see koht, kus ma näen, et on kindlasti nagu Eestil väga tugev eduvõti. Ja see on see, et me oleme nagu väga head projektide elluviijad ja me oleme väga head tehnoloogiate rakendajad. Et me ei hakka kunagi siin konkureerima, olles ikkagi suhteliselt väike riik tänasel hetkel ja selles riigi definitsioonis, kuna AGI võib sellele ka väga suuri muudatusi tuua, et mulle need mõtted meeldivad, et meil 1,3 miljonit elanikku, aga see meil miski ei takista, et meil oleks 100 miljardit Eesti e-agenti, eks. Et sellised asjad, aga me oleme väga head nagu tehnoloogiate rakendajad, et me ei hakka nagu konkureerima ameeriklastega, hiinlastega tehnoloogiate innovatsioonis või väljamõtlemises või ka nende odavaks skaleerimises. Aga me võime väga hästi, võtame neid tehnoloogiat kasutusele, me oleme üles ehitanud väga hea digiriigi, me oleme seda teinud mitte oma raha eest, see tähendab seda, et me oleme osanud neid projekte väga hästi müüa, neid projekte läbi viia, neid projektide aruandlust korras hoida ja uusi rahasid nendele peale tuua. Ja see on ülimalt väärtuslik vajadus muus maailmas ja eriti arengukoostöö maailmas. Et ma arvan, et siin olla hea partner Euroopa Liidule, Euroopa Komisjonile, teistele arengukoostöö agentuuridele, teistele maailmapankadele ja teistele organisatsioonidele, et see on nagu see Eesti väga äge koht. Ja teine pool on see, et nagu ma ütlesin, et ka ikkagi tehnoloogiliselt ja omades väga head andmestikku, väga head aru saama, kuidas digiühiskond töötab, mis need võimalused on, kuidas AGI-d selle peale rakendada, kõike sellised asjad, et nagu töötada kogu see e-riigi või Eesti e-riigi edulugu nüüd AI, AGI võtmes ümber ja olla selle mõtteviisi nagu edasi viia, lisaks kasutades veel paremini e-residentsuse projekte ja kõiki selliseid asju, siis ma arvan, et see on selline suund ja visioon, mida Eesti saaks nagu väga hästi teha.
ja veel. Nii. Ma ei ole veel lõpetatud. Nii, läheb. Tegelikult ka see koht, et jälle, et kui selline tehnoloogiline võidurelvastumine, et see ei ole tegelikult hea sõna, nagu selline konkurents, mis seda innovatsiooni nagu USA-s ja USA ja Hiina vahel ja muu maailma vahel nagu juhib, et see toimub nagu selline ikkagi väga lahedalt, innovatiivselt ja kiiresti ja konkurents, et mida teeb nüüd Llama, mida teeb Grok, mida teeb siin Claude, mida teeb ChatGPT, kuidas need edasi lähevad, mida tulevad DeepSeekid ja kõik sellised asjad. Siis Euroopa Liit olles olnud ikkagi selline täiskasvanu toas nagu paljude erinevate teemadega, vahel paremini, vahel harvemini, aga sellised teemad nagu GDPR-id ja AI Actid ja kõik sellised asjad, mis on tegelikult hästi olulised teemad ja me ei jõudnud seda isegi katta, et selline eetiline AI ja selle silma peal hoidmine ja see koostöö, kõik sellised asjad, siis Eesti olles osana Euroopa Liidust ja Euroopa mõtteviisist oleme ka selline väga heas tasakaalustavas positsioonis, kus me oskame väga hästi neid aru saada, mis tehnoloogiad on tulemas, kuidas need arengud on, kuidas neid on võimalik rakendada, kuidas neid on võimalik teha ohutult, kindlalt vastavuses siin AI Actide ja teiste rahvusvaheliste regulatsioonidega, et meil on kõik selline kindlus läbimõeldud tunne tuleviku suhtes, et see on nagu hästi lahedalt unikaalne koht, kus Eesti on ja seda on võimalik väga kõvasti müüa ja eksportida ja läbi sellega nagu arengukoostöö maailma, mis mulle on hästi tuttav nagu maailmas tegelikult palju head tuua. Ja ma arvan, et sa oled täpselt õige inimene, kes seda jagab ja oma sellest kogemusest siit on kindlasti väga palju teil õppida, kõrval taha panna, et mis need kohad on. Aitäh sulle, Levit, et sa võtsid selle aja ja tulid rääkima. Ma arvan, et tõesti me võiks pikalt rääkida, aga tõmbame praegusega sellele episoodile joone alla. Ja suur tänu sulle ka kuule, kes sa oled meiega siin olnud. Kõik need nädalad me oleme juba aasta aega teinud seda saadet. See on üliäge teekond ja meil on nii hea meel, et sa oled siin meiega olnud ja kui see episood sulle meeldib, siis kindlasti jaga seda, pane follow, pane siis YouTube'ist või kus sa meid kuulamas oled. Me kindlasti hea meelega teeme seda edasi ja teie toetus on alati väga-väga super olnud meile ka. Aitäh, Sandra! Aitäh, Lembit! Ja uuel nädalal kohtume taas. Tšau! Tšau! Täname Estonian Business Schooli, kes on meie ametlik tehniline partner ja pakub taskuhäälingute salvestamiseks professionaalset video- ja helistuudiot.